Ütle täpselt, missugune ta välja nägi. Kõhetu mehhiklane, pikk mantel seljas, püss, põik üle sadula, ratsutas postide ääres küngastel. Ma poleks talle muidu tähelepanu pööranud, aga ta vaatas minu poole, tal oli selline kummaline kahvatu nägu nagu surnul. Väga halb. Tõesti veider lugu. Ei ole veider, väga halb. Sa tunned seda mehhiklast? Ma kardan, et jah. Keegi ei ole teda kaua aega näinud. Ka sina poleks tohtinud teda näha. Ma räägin sulle kohe, kes see on. Ma räägin teile loo Texase algusaegadest. Neist päevist, kui Mehhiko sõjast ei olnud veel kaua aega möödas. See on kummituslugu. Te olete võib-olla kuulnud Beata Ratsenikust. Main Reed, kes oli USA sõjaväega Mexico City vallutamisel, kirjutas sellest raamatu. Talle meeldis lõkke jutte kuulata. See lugu rääkis Mehhiko leitnandist Vidalist, kes ühines texaslastega veel enne Alamot. Kui sõda oli läbi, Texas oli iseseisev, hakkas ta hobusevargaks. Alguses vaadati sellele läbi sõrmede, sellepärast, et ta oli ikkagi meie poolel sõdinud. Aga siis varitsesid teda Bigfoot Wallace, Creed Taylor ja üks Mehhiko ranchopidaja, kelle nimi oli Flores. Lasid ta maha, lõid pea otsast ära, sidusid ta hobuse külge ja lasid hobuse jooksma. See on lugu Beata Ratsenikust. Aga mitte sellest ei tahtnud ma teile rääkida. Ma arvan, et te pole kuulnud lugu kaabuviirastusest. See mees tuli tagasi pärast seda, kui ta oli surnud. Ja ta tappis ühe mehe ära. See kõik juhtus siin samas lähedal, Nuessese jõe ääres. Ja ma nägin seda pealt. Mul oli siin üks väikene asutus, mida külastasid kohalikud lugupeetud inimesed. Nende hulka kuulus Katie Elder oma poegadega. Katie Elder oli jäänud Texasesse juba siis, kui siin olid Comanchid, karjavargad. Ta ei andnud alla ka siis, kui ilm läks väga halvaks. Ja kui Cliff Elder Lincolni vastusõdudes surma sai, ka siis ei läinud Katie Elder minema. Nüüd on tal mitu tuhat aakrit head karjamaad ja terve trobikonda aeglasevõitu poegi. Kõige kiirem neist on pesamuna Kaspar, kes oli minu asutuse alaline külaline. Ta võis siin kulutada ühe päevaga rohkem, kui terve kauboi kuu jooksul teenis. Tere, Kaspar! Tere! Nagu alati. Minu asutuses peatus tollal üks kaardihai, kelle nimi oli Bill. Oma daamiga. Nendega tolgendas kaasas üks töötu kauboi, kelle nimi oli Eerik. Daamid olid meie paigus tollal haruldus. Ja Kaspar pidi kindlasti olema sellest daamist üsnagi sisse võetud. Kaspar! See on, sul on tore poiss, et sellepärast ma sind hoiatan. Ja ainult sellepärast ma sind hoiatan, sul on tore poiss. Mille eest sa nüüd hoiatad? Mille eest? Sa ei saanud aru praegu, mille eest ma sind hoiatan. Ma hoiatan selle eest, et sa kogu aeg jälgid minu kaaslast. Järgmine kord, kui sa siia tuled, siis tule siis, kui meid ei ole. Said aru? Muljet avaldav muidugi. Väga muljet avaldav. Mis sa nüüd tegid?
Kõik on oma. Käib niisama ka. Bill, Kaspar on tore poiss ja Katie Elder ei ole siiamaani mitte kellelegi jätnud kätte maksmata. Andsin sulle praegu 2 põhjust, miks Kasparit mitte maha lasta. Siis ma läksin Katie Elderi juurde, et talle selgitada. Kaspar ei peaks käima saluunis kaardihaidega tüli norimas. Selle asemel võiks ta pigem ratsutada mööda Rancho Valdusi ja Okastraat aedu parandada. Kaspar muidugi ütles, et ta ei nori tüli. Ja Katie Elder muidugi uskus Kasparit. Katie Elder, ma tean, et sinuga ei ole mõtet vaielda. Aga ma ütlen ühte asja. Jätke enda. Et kalmistud on täis toredaid poisse, kes samamoodi arvavad, et nad kellegagi tüli ei nori. Siis ma läksin saluuni tagasi, aga ma teadsin, et minu ponnistustest ei pruugi mingit abi olla. Ma lihtsalt tundsin selleks liiga hästi Kasparit, Billi ja Katie Elderit. Juba järgmisel päeval pani Kaspar puhta pluusi selga ja ratsutas saluuni. Kui Katie Elder kuulis, et Kaspar oli saluuni tulnud ja relva kaasa võtnud, saatis ta Kasparile järgi tema pikaloomulised vennad ja õpetas. 11 olgu alati selle kaardihai selja taga, sest neid vendi usaldada ei saa. Siit peale sai Bill oma kaaslastega põgenikeks ja Katie Elderi jahisaagiks. Mis kurat? See on valge kaab, ilus kaabu. Mis ta ütles? Valge kaabu. Ilus. Kaabu. Need olidki Kaspari viimased sõnad. Valge kaabu. Ilus kaabu. Keegi ei teadnud, et need omandavad varsti piibelliku tähenduse või põrguliku. Poisid, on sul öelda midagi? Katie Elder selle eest kõrbetse põrgus. Tahad mind seal oodata? Nii, vali. Kas sa ütled, kus su sõbrast kaardihai oma litsiga putku pistsid ja sa jääd ellu? Või ütle oma viimsed sõnad? Shit happens every day and every night. See on Eeriku Remington. Ta lasi ära kõik lasud, mis tal olid ja pidas Elderite klanniga hea lahingu. Selle lasema talle hauaplaadi peale kirjutada. Tõesti, ma olin näinud töötuid kauboisid, kes pidasid palju viletsama viimase lahingu kui Eerik. Buenos días, señor. Hola. Gun you have? Well, you have an ugly gun. Gracias, señor. So, what can I do for you? Well, just looking for work. And what kind of work is that? Stealing horses? Oh, no, I'm too old for that shit, sir. I'd rather tend to your bar. Mexican bartender in Texas? The first rancher who comes waltzing in shoots you. Maybe you didn't notice that you were on the wrong side of Rio Grande. Señor, both sides of Rio Grande are wrong.
And I'm used to it. I've done it for 60 years already. Well, you look older. Gracias, senor. De nada. You know what? You look too thin for a target anyway. So, you're hired. Gracias, senor. De nada. Well, my name is Linnamees. And I'm Alex. I'm pleased to meet you, sir. Get behind the bar. Mulle meeldis see mehhiklane ja ma võtsin ta tööle. Aga see oli viga. Mulle oli meeldinud Kaspar ja ta on nüüd surnud. Mulle oli meeldinud Erik ja ta on nüüd surnud. Ma oleks pidanud targem olema. Bill oli vahepeal jooksus olnud. Oli ime, et ta nii kaua suutis Elderite klanni ninapidi vedada, kui ta teadis, et kaua see enam kesta ei saa. Ühel päeval ilmus Bill saluuni. Alex ütles talle saatusliku komplimendi. Nice hat. Pikemalt mõtlemata kinkis Bill oma peakatte Alexile. Vaene Alex. Ta ei teadnud, et Elderid teavad Billi ainult ilusa kaabu järgi. Nad olid valmis maha kõmmutama iga ilusa kaabuga mehe siinpool Rio Grandet. Oh, nice hat! Sellega on nüüd ühel pool. Saime kätte. Aga see mees ei näha välja kuidagi kaardihai. Tohoh, Ja Ilusat litsidel ka ei paista olevat. mänguri moodi välja. kurat. Kaspar ütles ise, et tal oli ilus kaabu. Kellel on siin veel ilusam kaabu? Poisid, lähme. aitäh, vanapoiss, et hädast välja pääsid. Põrgus näeme. Alex oli elanud onnis, mida kunagi kasutasid salakauba vedajad. Veidi pärast seda, kui Elderid olid Alexi maha lasknud, kutsus ähmi täis Bill mind endaga kaasa. Ta patras täiesti hullu juttu. Ta oli kohanud Alexi kummitust. Olgu sellega, kuidas oli, kuid Alexi onnis põles latern. Seda tahtis Bill mulle näidata. Onn oli tühi. Ja Alexi püss oli läinud, aga latern põles. Püss oli tal alati seina najal polde juures. Sa kustutasid ära või? Ei, mina, las ta risu põleb, mina sinna sisse ei läinud. Ei põle ju. No vaadake, ei põle enam. Siin on mingi jama, ma räägin sulle. Lähme siit igaks juhus minema. Selline lugu. Kas sa arvad, et see oli Alexi vaim, mida ma postide ääres nägin? Seda saame näha. Ta näitab ennast alati 3 korda. Eile sa nägid teda postide juures. Täna peaks süttima latern tema onnis. Ja homme tuleb ta ise. No kuhu ta tuleb? Oh, vaadake. Latern põleb. Vaim on alati tulistanud valge mütsiga meeste pihta. Ja ma mõtlen, et tal on vana ühelasuline püssiloks. Kui ma seda ees hoian ja tule enda peale tõmban, ja tal on ainult üks lask, siis see võib õnneks minna homme. Seda etendust tahan ma näha oma silmaga. Ma ei saanud muidugi Kaile öelda, et täna tuleb see kummitus tema hinge järele. Kai endine mees oli minu partner. Meil olid võrdsed osad selles saluunis. Aga kui Kai mees ära kadus,
siis Kai läks hitta. Mõned räägivad, et see Kai mees jäi ühe blondi rikka rantsopidajast lese juurde. Teised jälle ütlevad, et Lano Estakados lõi pikneda maha. Ta oli üks igavene pikk volas. Igatahes valis Kai kõige halvema aja Texasesse tagasi tuleksid. kellega sa räägid? Ma räägin endale julgust juurde. Kurat, ma ei ole seda enne kuulnud, et keegi jutustamisega endale julgust juurde võtab, ah? Mina ka mitte. seal! andke nii palju, kui tuleb! Kummitusel oli tõrge või? Tõrge. kummitusel ei olnud laskemoona. Mismoodi? Ma käisin eile õhtul onnis. Nii. Suuseldasin seal veidi ringi. Ja vaadake, mida ma sealt kaasa võtsin. Kõik tema padrunid. Super! Täitsa lõpplugu. Uskumatu! Ma tänan sind. kummitus ära! See oli kummituslugu Texase algusaegadest ja ainuke, mida mina tean, kus kummitust ninapidi veetakse. Ma arvan, et seda lugu te ei olnud kuulnud. Kai! Ma poleks eales arvanud, et niisugune tüdruk idast tuleb sellise julgustüki peale. Minu lugupidamine, Kai. Ma tänan. Tahta on vaja. Ole sa meheks. Moodustame rivi. ja tuleme kõik koos uuesti. Võiduka lõpuni. võtame kätest kinni. 1, 2, 3. Kummardus!